nii nagu ütlesin, hakkan jagama seda sõna, mida olen issanda käest saanud ja täna on nii, et ma tegelikult sain nagu ühe põhilise pildi, aga sain sinna juurde ühe väiksema pildi ka ja sellepärast jagan ennem selle väiksema pildi ja siis läheme selle suurema pildi juurde. Vaata, Jumal tegelikult räägib piltide kaudu. Ja sellepärast on nii, et mina ikka, kui ma olen issanda ees nagu ootamas seda sõnumit, mida ma pean jagama, ja ega see ei ole alati mitte, et ma kuskil istun laua taga või ootan seda või sellisel moel, vaid see võib olla keset töö tegemist ja keset igat olukorda, kus iganes oled, ühtäkki antakse see pilt kätte ja mis siis on ka selleks edasi jagamiseks ja nõnda on ka täna. Nii et tulen nende piltide juurde. Eile ma juhtusin kuulama ühte Kasahstani mehe sellist lühikest, ütleme videot, kus ta lihtsalt oma rahvale tuletab meelde vanarahva tarkust. Aga tegelikult ta tuletas meelde piiblisõna, mina ei tea, kas ta piiblit tunneb või mitte, aga igal juhul see mõte, mida ta seal ütles, oli väga õige mõte ja väga vajalik, mida ta just oma rahvale ütles ja üks vanem habemega mees tegi seda väga-väga südamest. Aga see on ühtlasi ka õpetuse sõnades 27. peatüki 10. salmi lõpuosa, kus on öeldud niimoodi, et parem naaber ligidal kui vend kaugel. Ja ta just seda, ütleme võib-olla täpselt mitte nende sõnadega, nagu meil see eestikeelne tõlge, et parem see naaber lähedal, kes on, kui see sugulane, kes on kuskil kaugel, sellepärast, et paraku see nii on, et ma mõtlen niimoodi, et vaata, õnnelikud on need inimesed, kelledel läheb naabritega hästi. Ja õnnetud on need inimesed, kellel on naabritega jama. Ja kui sul oled kuskil, ütleme, et elad kuskil oma majas ja kui sul on naabriga jama, on raske. Kui sa oled kortermajas ja mõni naaber sind kogu aeg seal puurib, tead, väga raske on selline olukord. Ja kui hea on tegelikult, et kui sul on naabriga hästi, et sa võid rahus elada, et sul on naabriks tädi Valve, et naabrivalve, et hoopis nagu sellises mõttes, et vaata, see on niimoodi, et kes tegelikult kaitseb ja varjab sind. Ja sellepärast, et vaata, ega siin Eestimaalgi tehti, et see nagu tähtsaks asjad, mõned pannud sildi üles, et nendel on naabrivalve, et naabrid on valvamas. See tähendab, et on sõbralikud naabrid. Ei ole üksteist röövimas ega varastamas ega valvamas, et mida teise käest ära virutada saaks või kuidas teisele kurja teha. Ja sellepärast see on, ütleme, niivõrd õnnistus, kui tegelikult see just nõnda see on. Ja nüüd see esimene väiksem pilt tuleb mulle esimese Samueli raamatu 25. peatükist ja need pildid ongi, mõlemad on täna Jumala sõnast. Ja see on see hetk, kui Taavet on oma meestega tegelikult elamas seal ühes paigas ja kus ta siis oli, seal kuskil Karmelis, nagu tuleb välja, ja seal lähedal, kus siis Taavet oli oma 600 mehega, oli elamas seal siis selline mees, kelle nimi oli Naabal, mis tähendab ühte rumalat. Ta oli rikas mees ja ta oli kade mees ja ta oli oma lambaid niitmas seal selles paigas. Ja nüüd Taavet ühel hetkel ütleb oma meestele sedasi, et minge selle rikka mehe juurde ja et me oleme siin hulga aega juba kõrvuti elanud ja olnud, et küsige tema käest midagi toidupooliseks. Ja Taavet läkitab siis oma 10 noort meest läkitab sinna, 5. salm ütleb niimoodi, siis läkitas Taavet sinna 10 noort meest, öeldes, minge üles Karmelisse ja kui te jõuate Naabali juurde, siis küsige temalt minu nimel, kuidas ta käsi käib. Ja öelge mu vennale nõnda, tere, rahu olgu sinule ja rahu su kojale ja rahu kõigele, mis sul on. Ja ma olen nüüd kuulnud, et sul on lambaniitjad, sinu karjased on olnud meie juures, me ei ole neid mõnitanud ega neilt midagi ei ole kadunud kõigel sel ajal, mis nad olid Karmelis. Ja siis ta küsib sedasi, et anna siis midagi toidupoolist, mis sul juhtub käepärast olema, sellise palvega Taavet saadab need omad noored mehed siis sinna. Naabal ei taha mitte sugugi mitte kui midagi anda ja ütleb selle peale, 10. salm ütleb sedasi, Naabal kostis Taaveti sulastele, ütles, kes see Taavet on siis, eks, kes on Iisai poeg, nüüd sel ajal on palju sulaseid, kes põgenevad oma isandate juurest. Ja et kas ma peaksin võtma siis oma leiva ja vee ja tapetud loomad ja siis nendele meestele nüüd andma. Ja kust ma isegi ei tea, kus nad õieti pärit on ja vastab nagu selliselt. Ja nüüd on nii, et asi läheb tegelikult karmimaks. Vaata, see on naabrite olukord, millest me praegu räägime, see on üks pilt naabritest, saate aru.
ja nüüd on niimoodi, et kui need Taaveti mehed tagasi lähevad, siis Taavetil on ainult üks jutt, ütles oma meestele, pange nüüd igaüks mõõk vööle ja nad panid igaüks oma mõõga vööle ja Taavet ise ka pani mõõga vööle ja nad läksid Taaveti järel ligi 400 meest, kuna 200 jäi asjade juurde. Nii et 10 asemel tuli 400 sööki võtma. Nii et täiesti, ütleme, see asi võimendus väga tugevalt ja nad hakkavad minema. Aga nüüd on niimoodi, et üks sellest Naabali sulastest või poistest seal, kes seal oli, kes oli kuulnud sedasi oma isanda kehva käitumist. Vaata, kui kehva on tegelikult, kui isandad ei oska viisakalt rääkida, kui niisama plõksuvad ja halvasti räägivad. Aga üks poistest siis oli nagu seda kuulnud, 14 salm ta ütleb siis sellele Naabali naisele Abigailile, vaata, Taavet läkitas käskjalad kõrbest meie isandat tervitama, aga tema kärkis nendega. Need mehed olid meie vastu väga head. Nad ei mõnitanud meid ega kadunud meilt midagi kõigel sel ajal, mil väljal olles rändasime nende juures. Nagu müür olid nad meie ümber. Nii hästi öösel kui päeval, kõige selle aja, kui me nende juures olime lambaid ja kitsi karjatamas. Ja nüüd on niimoodi, et ja nüüd siis tea ja vaata, mis sa saad teha, sest midagi kurja on otsustatud meie isanda ja kogu tema koja vastu. Aga ta ise ju pahareti poeg, tema enesega rääkida ei saa. Täna tegelikult mul jutt tuleb tegelikult palju läbirääkimistest, aga vaata, siin on juba esimene nagu teema on selline, et ei saa rääkida. Kas sinu või minuga saab rääkida, see on ka koht küsida sedasi, et vahest on niimoodi, et me oleme sellised, et ainult meie jutt on see, mis kehtib ja teist jutt ei kehti kuskil, et ei vitsi äragi kuulata, eks, et see on, meil kõigile on kindlasti see kontrolli koht. Aga Naabal oli selline, kellega rääkida ei saanud. Ja vaata, need juhid on ka väga halvad, kellega nagu rääkida ei saa. Ja nii, et meil on tegelikult õppida Jumala sõnast ja sellepärast mina ütlen, et Jumal annab ajakohaseid pilte ja sellepärast ega ma ei räägi lihtsalt, et meil oleks tore täna siin olla, vaid ma räägin seda, mida Jumal on andnud, mida me vajame praegusel ajal, et mõista. Et me oskaksime isegi palvetada oma juhtide pärast, et nad oskaksid rääkida, oskaksid suhelda, et nad ei kärgiks, et nad käituksid viisakalt ja oskaksid olla tänulikud ka selle eest, mille eest peab tegelikult ka tänulik olema. No nii, aga nüüd Naabalil õnneks oli tark naine ja see naine siis Abigail ruttas ja võttis kohe kiiresti 200 leiba ja 2 lähtrit veini ja 5 valmistatud lammast ja 5 mõõtu kõrvetatud teri ja 100 rosinakakku ja 200 viigimarjakakku ja need pani eeslite selga. Näete, põhimõtteliselt ikkagi seda toitu oli olemas. Sellepärast, et ega neid ju ei valmistatud, ei tea, mis asja nüüd ette tead. Sellepärast, et kui need poisid tulid ja see asi käis ju kõik kähku. Ja nii, et toitu oleks olnud sellel Naabalil kindlasti ka anda, aga nüüd Abigail võttis seda ise oma mehe teadmata ja läheb Taavetile vastu. Ja lisaks sellele, ütleme, et on Abigailil tegelikult tarkust rääkida ka sellist olulist ja tarka juttu. Kallid, lugu on nagu selles, et ütleme, et me alati nagu vaata ei tea, et kes see Taavet on. Nagu see Naabal ise ütles. Naabal oli tegelikult rumal selle koha pealt, et tal ei olnud mitte mingisugust ilmutust, ta seisis ju tegelikult koos tulevase Iisraeli kuningaga. Tal oleks praegu paras aeg sõprust luua selle toidu andmisega ja igavesti oleks rahu Iisraeli riigiga, kui sa oled selle sammu tegelikult teinud. Aga ta ei taipa seda ja ta käitub halvasti, aga me näeme, et Abigail taipas küll seda asja, ta laseb selle kingituse ees viia ja siis ta ise tegelikult räägib väga sellist oluliselt tarka juttu ka, 30. salmist võib lugeda. Ja see on Jumalalt antud tarkus tegelikult. Ja kui issand teeb mu isandale kõike seda head, millest ta sulle on rääkinud, vaata, see on huvitav asi, et nagu teaks, mida Jumal on Taavetile rääkinud. Aga mida ta sulle on rääkinud ja määrab sind Iisraeli pürstiks. Tal oli väga selge pilt, et tegelikult on Taaveti positsioon on see, ma ei teadnud, et ega tegelikult ju peaks ju teadma, kes on võitud, sellepärast, et ega ta ju poisikesena võiti ära juba, läks karja tagasi. Ja sellepärast on nüüd niimoodi, et igatahes Abigailil oli pilt selge, et siin on tegu tegelikult tulevase kuningaga. Ja ärgu saagu sulle see komistuseks ega mu isandale südametunnistuse piinaks, et oleksid põhjuseta valanud verd ja mu isand oleks siis aidanud ise ennast. Ja kui isand teeb mu isandale head,
siis mõtle ka oma teenijale. Noh, ta mõtles sedasi, et kui sa ükskord siis positsioonis oled, et siis mõtle minu peale ka. nii et väga, väga targalt ta mõtles. ja kiitus Jumalale, et tegelikult on siin üks ilus, tore näide tegelikult, kuidas tuleb suhelda. See verevalamine jääb ära ühe targa naise pärast. ja kui seda tarka naist ja seda julgust ei oleks olnud, siis oleks olnud tegelikult kohutav tragöödia veel piibli lehekülgedelt lugeda. Aga seda ei ole selle tõttu, et leidus lihtsalt see naine, kes oskas selle olukorra oma rumala mehe eest ära lahendada. ja ega selle mehe käsi hästi ei käinud, ligi 10 päeva pärast lõi issand Naabalit nõnda, et ta suri. ja sellepärast on niimoodi, et kallid, vaata, see on lugu see ka, et see, kuidas meie käitumine on, sellest tuleb tegelikult ka tulemus. praegusel ajal tegelikult lubatakse väga palju, täna hommikul kodust välja astudes lihtsalt nagu mõtlesin edasi, kui palju valesid asju lubatakse, kui palju lepingu rikkumisi, kui palju valevandeid, kui palju jumala pilkamist, kui palju tegelikult kõike seda lubatakse, niisugune tundes, et et sellest ei juhtu mitte midagi, et kui me lihtsalt niimoodi käitume ja teeme. aga kallid, nii see on, et jumal on siiski tähele panemas seda kõike. Hea on, et jumal on pika meelega ja sellepärast, et ta kohe, võiks ütelda, ei lajata, aga ühel hetkel on tegelikult need mõõdud on täis ja sellepärast, eks Naabeli elus oli ka, samamoodi oli see mõõt täis saanud ja tema pidi ka oma päevad just siis niimoodi õnnetult tegelikult ka lõpetama. Aga olgu nii, ma usun, et oleme ühe pildi kätte saanud ja siit oli kindlasti juba olulist õppida ka. Aga nüüd läheme teise pildi juurde ja mulle tuli see pilt, tuli sellest hetkest, kui Iisraeli rahvas hakkab tulema välja sealt Egiptusest ja see on 2. Moosese raamatu algus. Ja ma lugesin siis, et kui see pilt juba tuli, siis ma hakkasin lugema seda 2. Moosese raamatut ja täna loeme seda niimoodi üle ridade veel koos. Ja vaata, eks see lugu muidugi sündis minu jaoks nagu selle koha pealt, et vaata, kui nüüd 2. Moosese raamat hakkab meile rääkima, siis on üsna kohe tegelikult juhtub üks asi, et tuleb selline aeg, ütleme, see 400 aastat hakkab täis saama, kus Jumal tegelikult hakkab oma rahvast, kes on Egiptuses siis üles kasvanud, hakkab sealt ära tooma. Aga nüüd on vaja, selleks on vaja inimest, kes läheks Vaaro juurde, kes läheks rääkima ja seda asja korda tegema ja seal oli muidugi üks tähtis asi oli veel, teate, mis asi oli see? Seal oli see rahva ägamine, sest see rahva hädakisa hakkas jumalani tõusma ja inimeste elu oli väga raske ja läks üha raskemaks ja sellepärast oli nii, et Jumal hakkas tegelikult siis liigutama, kui rahvas hakkab appi hüüdma. Eesti rahvas veel ei hüüa appi, see on täitsa selge. Nad on täna poes ja järve peal ja suvilas ja nad igal pool kuskil, mingisugust probleeme ei ole, kõik on ju hästi, mis meil viga on tead, eks. Aga vaata, seda appihüüdu ei tule. Ütleme, et ja eks me jumala rahvana ka, nii palju kui me teeme, seda teeme. Aga ütleme, et aga jumal hakkab tegutsema siis, kui rahva tegelikult hädakisa hakkab tõusma. Ja paistab, et Venemaa ja Ukraina rahva hädakisa hakkab juba tõusma. Selles on küsimus, et juba jõuti läbirääkimisteni. See juhtu ennem. Juba hakkavad need Vaaroga kontaktid, juba hakkavad need asjad pihta. Sellepärast, et vaata, ennem seda ei sünni, 3 aastat oli vaikus, võiks ütelda. Nii kui nad selle Istanbulist ära läksid ja nüüd nad sinna tagasi läksid. Ja lihtsalt 3 aastat tegelikult vahepeal viibis. Sellepärast, et kus nad üksteisele otsa ei vaadanud. Ja nüüd seda tehti just arglikult, aga midagi igal juhul positiivset sellega sündis. Aga mina näen nagu sedasi, et selle taga on tegelikult on see, et rahvas on väsinud. Rahvas on väsinud ja kisendab Jumala poole, need on küllalt nendest surmadest ja asjadest, mis on nende peredes ja nendest kaotustest ja hädadest, tegelikult need on mõlemal poolel ju, võiks ütelda, väga rasked asjad ja sellepärast rahvas hakkab häält tegema ja nüüd Jumal hakkab lahendust tooma. Nüüd osatakse juba tegelikult üksteisega nagu üldsegi rääkima minnakse üldse ühte tuppa ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime nagu seda näha ja siis arvesta sellega, kui see asi juba niimoodi läheb, siis hakkavad asjad kiiresti minema. Kui kiiresti? Ma ei tea, seal Egiptuses oli 10 nuhtlust, eks veel, või palju neid seal oli, päris palju, eks. Ja seal oli nii, et need tuli järjest ja seda asja pidi nagu kruvima, peatume kindlasti täna nende juures ka. Aga igal juhul on niimoodi, et see on juba märk sellest, et asjad hakkavad tegelikult sündima. Iisrael, kui ta läheb
Egiptuses Jaakobi pere näol, siis neid läheb 70 hinge ja 400 aasta pärast on, ütleme, et kuskil ikka öeldakse, kuskil 2,5 miljonit oli siis seda rahvast seal. Ja kuidas see asi seal nagu sünnib? See sünnib seal niimoodi, et teise Moosese raamatus räägitakse sedasi, et 6. salm ütleb, et 1. peatükk, et Joosep suri ja samuti kõik ta vennad ja kogu see sugupõlv. Iisraeli lapsed olid aga viljakad ja nad siginesid ja paljunesid ning said väga siis vägevaks ja maa oli neid täis. Egiptuses tõusis uus kuningas, kes Joosepit ei tundnud. Täna ma panen siia niisuguse võrdusmärgi vahele, kes Jeesust ei tundnud, kes päästat ei tundnud või ütleme sedasi, sest Joosep on samamoodi see leivaga toitja ja meie issand on samuti see leivaga toitja, aga ta ei tundnud tegelikult Joosepit, ta ei tundnud Jumalat. Ütleme, et arvatagi, vaata eelmine, kes kes oli pannud, omal ajal Joosepi terve maa valitsejaks, tal tundis Joosepit, aga ühtlasi selle kaudu ta tundis Jumalat. Ja selle kaudu, kogu Jaakobi pere kaudu ta sai näha tegelikult seda, mida Jumal oli selle rahvaga tegemas ja see tarkus ja see positsioon, mis Joosepil oli, see oli Jumalast tegelikult antud. Aga nüüd on uus kuningas, kes ei tunne. Kuidas me kuningatega praegusel hetkel on? Vaata, ega see Jumala tundmine väga suur me kuningatel ei ole. Nad käituksid kindlasti teistmoodi, kui see oleks suurem. Ameerikal on praegu Trump on selline küll, kes kristlastele praegu otsest kaitset teeb. Lausa seaduse vastu võttes ja et kristlased ei tohi taga kiusata. Ütleme, et on selline, kes siiski tunneb Jeesust ja selles mõttes ta vähemalt teeb neid oma neid sammuseid ja asju ja see on suur õnnistus. Ja see just niimoodi võime mõelda kõik riigid läbi, kuidas Venemaal tuntakse Jumalat, tegelikult seal tuntakse ka. Seal tuntakse päris hästi, sellepärast, et nende käitumise järgi, nende moraalinõuete järgi, mida nad üldiselt au sees peavad, on näha sedasi, et seal on Jumala austus on tegelikult olemas. Ja see on suur õnnistus ja asi. Ja kahjuks jääme meie nüüd kõiges selles jääme alla, kui me siin paneme ennast praegu Ameerika või Venemaa kõrvale, siis lihtsalt jääme allapoole. Ja ma ei ütle sedasi, et seal mõlemal maal nüüd oleks ideaalselt need asjad. Ameerikas metsas asju kui palju, Venemaal neid Jumala pilkajaid kui palju, kõik, igal pool neid jätkub. Aga ütleme, et aga ütleme, kui valitsuse tasemel on austust, siis see on tegelikult väärt. Kui on kuningas, kes tunneb Joosepit, see on juba väga suur asi. Aga nüüd vaata üks see kuningas, kes Joosepit ei tunne, juhtub selline lugu, et ta hakkab kurja tegema ja sellepärast olge nende vastu seal kavalad, et nad ei saaks paljuneda. Ja sellepärast ju vaata, see on saatana mõtteviis. See on saatana mõtteviis hävitada tegelikult inimesi. Hävitada, et neid ei oleks, sest et tema tuli tapma, röövima, hävitama ja Jumal on eluandja ja saatan on tegelikult see, kes tuleb siia selles maailmas, püüab seda teha. Sünnib Jeesus, Herodes püüab hävitada seal Petlemma ümbruse lapsi, hävitab ka ja nii ta on. Esimesel hetkel, kuidas siis see Vaaro teeb seda rahva hävitamist? Ta teeb seda raske teooriusega ja selle mõttega, et nad ei paljuneks. Just selle mõttega, et teeme nii, et teeme töö nii raskeks, et vaata, et lihtsalt, et enam nad lapsi ei saaks. Ja et läheks nagu seda lugu. Vaata, siin ülistuse ajal ma panin selle sõna siia kirja. Et vaenlase kurjad plaanid sa pöörad heaks. Ja vaenlasel oli kuri plaan, et teeme niimoodi, et lapsi ei oleks, aga just lapsi tuli juurde. Just see oli selline efekt selle koha pealt, et Jumal pööras tegelikult selle kurja plaani heaks ja hoopis on öeldud sedasi, et nad hoopis veel rohkem, mida rohkem nad seda rõhusid, neid siis seda laiemale nad levisid ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. Teate, kellest tuntakse hirmu? Seal, kus Jumal õnnistab. Mitte ei tunta, mitte kuskil mujal tegelikult hirmu ei tunta. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil on vahest niisugune tunne, et me peame igasuguse kurja eest tundma hirmu. Aga teate, saatan tunneb hirmu Jumala õnnistuste ees. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja saatana vihkamine on seotud hoopis selle asjaga. Ja sellepärast lihtsalt olgu meil silm selle koha pealt ka lahti. Et nii see on. Aga Jumal on see, kes tegelikult asju pöörab ja kiitus Jumalale. Nüüd on niimoodi, et kui ta vaatas, et et selle teooriusega ei lähe, siis veel vägisi, ütleme, ta teeb veel seal igasugu niisuguseid üleskutseid väevõimuga, 13 salm ütleb sedasi, pani Iisraeli lapsed töötama, tegi nende elu kibedaks, ei anna seal enam siis seal neid, ühesõnaga seda küttematerjali peavad ise seal korjama need õlgi ja ütleme, see asi selle töö juures läheb väga keeruliseks ja tegelikult väga raskeks. Ja nüüd on niimoodi, siis ta kutsub appi
meditsiini, no ütleme praegusel hetkel, sest noh, meil on praegu nii, et ämmaemandad siiski on haiglatega seotud, eks. no ütleme, et kuidas seal Egiptuses olid ämmaemandad, aga no ütleme, et me saame otsese võrdusmärgi panna ja kurb on sedasi, et aeg-ajalt kutsutakse meditsiini appi tegelikult inimesi hävitama. Ja nad hävitavad siin praegusel hetkel ka, et ega nad seda kõige rõõmsamini muidugi kindlasti ei tee, aga noh, ütleme, et kuna see masin on juba käima lükatud, siis see nagu sellisel mõttes siin käib, ma mõtlen noh, ütleme, et abortide näolgi ja mis iganes näol tegelikult ja vahest, kelle süda on kuri, siis ikkagi tehakse muud kurja ka veel, et inimeste elud kuustuksid. Ja nüüd on niimoodi, et Vaaro kutsub neid appi, aga vaata imet, Egiptuses on usklikud ämmaemandad. Vaat sellised ämmaemandad, et noh, ütleme, et kelle järgi pannakse nimed. Ma tean, siin Võrus oli, nüüd seda haiglat siin remonditakse, siin Võrus, siin Karja tänaval, eks. Oli üks väga hea ämmaemand, kelle nimi oli Esta. Tal omal lapsi ei tulnudki terve elu, nad võtsid oma peres, võtsid kasulapse, aga paljud lapsed said oma tüdrukutele nimeks Esta. Sest ta oli nii hea ämmaemand, et lihtsalt tema nime tarvitati, et kui sündis tüdruk, siis sündis Esta. Ja sellepärast, kallid, saab olla üks väga hea ja õnnistatud ja jumalakartlik ämmaemand ja sellepärast kiitus Jumalale, et on olemas sellised inimesed olemas ja Egiptuses juhtusid ka just sellised olema. Ja nüüd on nii, et Jumal õnnistas neid ämmaemandeid, millega ta õnnistas? Ta õnnistas neid suurte peredega. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et kellel on suured pered, Jumal on õnnistanud. Nii et kiitus Jumalale ja meil Jumala rahva hulgas on tegelikult suuri peresid ja see on Jumala õnnistus, võtke seda rõõmuga tegelikult vastu. No nii, see ämmaemandatega asi ei läinud, siis tehakse üks selline seadus, et kuule, et rahvas ise peab poeglapsed viskama jõkke. Ja noh, ütleme ja vaata, milline nagu käsud järjest nagu lähevad selliseks, ülbemaks võiks ütelda. Ja nüüd on niimoodi, et Vaaro andis käsu, 22 salm, kogu oma rahvale öeldes, kõik poeglapsed, kes sünnivad, peate viskama jõkke, kõik tütarlapsed, aga võite jätta elama. Ja sellepärast see selline rahvastiku reguleerimine, see on täiesti vale ja rumal, üldse ei tohi tegelikult sellest sekkuda, absoluutselt ei tohi sellest sekkuda, küll oli hea, et vanasti mingid ultrahelisid ja asju ei tehtud, keegi ei saanud sekkuda ega mõeldagi, mis sealt sündima hakkab. Ja sellepärast, ütleme, et see oli loomulik see, mida Jumal tegelikult kinkis. See, kus praegu käib inimeste mõistusega reguleerimine, seal kuskil ei jätku pruuti ja teises kohas ei jätku peigmehi, sellepärast, et lihtsalt reguleeritakse oma mõistusega metsas asi kõik. Ja sellepärast selles ei tohi absoluutselt tegelikult sekkuda. Ja sellepärast, kellel on kõik pojad peres, kiida Jumalat, et neid on vaja, kui sul on kõik tütred peres, kiida Jumalat, et neid on vaja, ja selles ei ole mitte mingisugust möödapanekut, kui sina ei ole seal ise oma kätt sinna vahele pannud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on ise see, kes neid asju juhib. Aga võtta raske aeg, kus on selline käsk, et poeglapsed tuleb hävitada ja sellel ajal sünnib Mooses. Ja Mooses sünnib tegelikult Jumala plaanide jaoks, sellepärast, et Jumal hakkas juba valmistama seda meest, kes võiks olla Iisraeli rahva päästja ja teate, kallid, igal ajastul tegelikult Jumal hoiab oma plaane. Hoiab Nõukogude Liidu ajal, hoiab Euroopa Liidu ajal, hoiab ükstapuha, hoiab kommunistlikus Hiinas või vahet ei ole, kus kohas. Jumal hoiab igal pool tegelikult, hoiab oma plaane. Ja sellepärast ja hoiab Ameerikas ka, hoiab kõige selle rõveduse ja kõige keskel, mis iganes siin selles maailmas on. Ja sellepärast nii see ongi, et sünnib see poeglaps. Siis 3 kuud vanemad varjavad teda oma kodus, siis nad teevad justkui Vaaro käsu täitmiseks, et nad punuvad selle korvikese, pigitavad selle ja panevad teda siis sinna Niilusesse kõrgete vahele sinna ujuma. Ja siis on nii, et õde seal veel valvab ja Vaaro tütar, kes tuli hommikul seal pesema, leiab selle nutva lapse sealt ja viib teda tegelikult Vaaro kotta ja Mooses kasvab üles seal. Ta pöörab vaenlase kurjad plaanid kõik heaks. Taheti tappa seal Niiluses, aga see Niilus sai selleks paigaks, kus sa said lossi. Said lossi elama. Ja nii kui ikka ütlevad, et esimene ema toetus, et hakati maksma ka veel, et Rinda andis oma õige ema. Ja teadmata seda, et see õige ema on. Aga nii see lugu igal juhul läks ja nüüd on niimoodi, et kallid, lihtsalt kui seda täna öötundidel, kui seda kirjutasin, siis tuli enda lugu meelde. Et kuidas Jumal tegelikult avab lossi uksi. Minu jaoks Jumal avas ka Toompea lossi uksed 10 aastaks. Mu taskus oli töötõend,
millega ma sain 10 aastat käia Toompea lossis söömas, Toompea lossi kauplustes, see oli veel nõukogude aeg. Peale sõjaväega, kui tulin, 10 aastat töötasin seal, noh, nii kaua, kui ma siia Võrru tulin, sealt ma siia tulingi 87. aastal, see kõik oli nõukogude aeg. Ja minul olid lossi uksed olid avatud. Ma sain seal käia hambarstis, mul olid kõiksugu eelised, ostsin banaane ja värke, mida teised ümberringi sellel ajal ei ostnud, aga minul olid lossi uksed olid avatud. Oli selline. Ja noh, ütleme, et tõesti kõik oli parem, hambarsti toolid ja puurid ja kõik olid paremad, noh, need on üldiselt võib-olla praegu paljudes kohtades juba ammu sellised, aga siis nad olid seal ja olid nagu härrade jaoks, aga minul olid ka. Ja üks teine mõte, mis ma tahan ütelda seda ka veel, ja siis tuli see aeg, kus me tegime Kristlikku Rahvaparteid. Ja mina mõtlesin täiesti tõsiselt ja olin valmis minema Toompeale ka Riigikogusse, sest mul need koridorid tuttavad. Sest ma käisin seal söömas, ma käisin seal lõunatamas, seal oli niimoodi, et 3. korrusel said härrad, nendel oli valgelina laua peale pandud, kus nemad süüa said. Korrus allpool said töölised, aga supp oli ühest katlast. Ja sellepärast, et toidul vahet mitte midagi ei olnud, aga noh, niimoodi ta oli. Ja meil mehed ikka ütlesid, et noh, lähme teeme valge triibu sisse, kui läksime sinna sööma. Et noh, et sööme seda härrade toitu ka. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et Jumal on tegelikult selline, kes avab uksi. Ja sellepärast, ja mina mõtlesin, ma olen sellele Toompea lossile teinud aknad ja uksi. No ma käega lasin veel, no see on nende uste pärast katki. Ja mõtlesin, ja ma täiesti siiralt mõtlesin, mul oli mitte mingisugust kompleksi minna sinna ja olla kohal ka seaduste tegemise juures, et oma seisukohta, kristlikku seisukohta väljendada. Ma saan aru, et väga paljud mõed ja vennad sellel ajal, ma mõtlen üldse Eestimaa, ma arvan sedasi, et Võrus läks päris hästi, et meil oli toetus siin omavahel oli olemas, aga paljud pidasid kristlasi lihtsalt rumalateks, et no mida teie siin otsite? No kas me oleme siis väga targad praegusel hetkel seal või? No seal on mõned üksikud helged pead, kes on sinna üldse sattunud. Ja sellepärast seal oleks tegelikult vaja nendel, kellel oleks Jumala tarkust ja julgust. Aga ma ütlen, kallid, no lihtsalt nii see on. Ja vaata, see tuli mul tegelikult meelde, et noh, lihtsalt nii on. Et oleks läinud hea meelega, kuna koridorid on tuttavad, võiks ka seal jalutada. Noh, teate, kuidas vanasti seal oli, kui Ülemnõukogu ära istus, siis oli niimoodi, et siis toodi apelsinid ja värgid Kuhilasse sinna koridori peale ja siis nad läksid oma võrkudega ära. Kui nad olid poolt ära hääletanud, siis oli kõik korras ja meie elu läks hästi edasi. Ja et see oli mul lihtsalt tore näha kõike seda värki, kuidas see nagu sellel ajal lihtsalt toimus. Et see elu käis. No ega seal ju Ülemnõukogu niimoodi ei istunud ju koos kogu aeg, see oli vahest harva. Mõnikord aastas käisin, muidu nad olid töökangelased. No kes Moskva sai, siis lüpsis veel õige hästi. Ja sellepärast, kallid, see on, no me oleme sellest asjast ajast. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, ilma igasuguse kompleksita tuletan täna seda meelde ja julgustan praegusel hetkel kõiki noori, kes olete. Need paigad on tegelikult meie jaoks. Need on Joosepite jaoks. Ja vaata, rumal on, kui ei ole neid, võiks ütelda see olukord, kui ei ole neid Joosepeid, kes juhivad maaõnnistuste sisse. Kui nendest paikadest hoitakse tegelikult Jumala tarkuse eemal, see on kohutav tegelikult. No nii. Aga noh, kuidas Moosesega läheb? Mooses ühesõnaga ühel hetkel, kui saab suureks, 40-aastaseks tuleb lossist ära, läheb oma vendasid vaatama, no lossis olid head jõusaalid, oli treeninud ja käsi oli tugev ja siis kõigepealt lööb ühe egiptlase maha ja siis on niimoodi ja siis ta seal järgmine päev lahutab neid Heebra mehi aga noh, asjad tulevad nagu välja ja ta lõpuks, noh, ütleme kohe siis põgeneb tegelikult ära, läheb Midjani maale ja 40 aastat tegelikult seal kuskil karjane, saab sealt endale naise ja ütleme, ja noh, et elu läheb nagu sellisel moel seal. Aga nüüd on niimoodi, et seda vahelugu, mis on see 40 aastat palju ei räägi, vaid tähtsam lugu ja hetk on see, mis on tänases jutus on tähtsam, on see teise Moosese teise peatüki 23. salm ja siin on öeldud, aga alles hulga aja pärast juhtus, et Egiptuse kuningas suri. Et see ka elas kaua ja ent Iisraeli lapsed ohkasid ja kaebasid orjuse pärast ja nende hädakisa orjuse pärast tõusis Jumalani. Ja Jumal kuulis nende hägamist, Jumal mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga, Jumal vaatas Iisraeli laste peale ja Jumal mõistis neid. Ja sellepärast vaata, kui tähtis on tegelikult on see, et rahvas teeks häält. Ja sellepärast rahvas peab häält tegema ja see peab jõudma Jumalani ja sellepärast kiitus Jumalale, kui jõuab kätte see aeg ka, kus juba hääled lahti lähevad ka Jumala suunal. Ja nüüd on nii, et ja siis Jumal kutsub Moosest. Ja ega see väga kerge ei olnudki kutsuda. Mooses ühel korral, kui ta seal karjatab oma äia neid lambaid seal ja seal karja siis, kes seal iganes on, eks, ja läheb kuskile kaugemale, jõuab sinna Jumalamäe Orebi juurde ja siis issanda ingel ilmutab ennast seal tuleleegis ja noh, issand hakkab üldse temaga vestlema seal. Vaata, seal on siuke huvitav, ma ütlen, mis mulle meeldib samamoodi, seal on nagu järjekord. Kõigepealt issanda ingel ilmutab. Ja pärast on näiteks juba 7. salm ütleb sedasi, et issand rääkis temaga. Alati on väiksemad saadikud on ees. See on reegel.
see on ju normaalne niimoodi, et ei ole sedasi, et ikkagi keegi teine teeb ukse lahti. Alati Jumal läkitab prohvetid ennem. Ütleme, Gideoni loos on ju väga selgelt on sedasi, et ma lihtsalt märkisin Gideoni loost kuskil endale üles, et kõigepealt tuli üks prohvet, kohtumõistjate 6.8, kohtumõistjate 6.11 on juba ingel, kes räägib, ja 6.14 on juba issand, kes räägib. Ja sellepärast see on Jumala reegel ja sellepärast niimoodi käib, suured ei tule teistmoodi. Nende teed tegelikult valmistatakse, Rist Johannes valmistas ka teed. Ja siis tuli Jeesus. No nüüd on niimoodi, et nüüd on selline lugu, et Jumalal on vaja vastust inimesena, kes läheks Vaaro juurde. Ja meil on vaja samamoodi neid juhte, kes juhiksid maa õnnistuste sisse, kes oleksid valmis Vaaroga kauplema ja asju tegelikult tegema. Aga nüüd Mooses on selline, et kui ta kuulab selle loo kõik ära ja mis Jumalal on plaanis ja tahab teda läkitada ka, siis me näeme sedasi, et see asi tegelikult läheb üsna teravaks. Ma kõike seda, kuidas Jumal ennast tutvustab ja kõike me ei jõua täna rääkida, ma liigun lihtsalt edasi. Ja seal Mooses paneb parasjagu tegelikult talle vastu, asi läheb üsna teravaks. Ja Jumal siis 4.11 ütleb sedasi temale, kui seal Mooses vastu paneb kangesti, siis issand ütles temale, kes on teinud inimese suu või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda, kas mitte mina, issand? Ja nüüd mine ja mina olen abiks sinu suule ja õpetan sind, et mida siis sa pead rääkima. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et lugu ei ole selles, vaid Jumal, kui ta tahab inimest tarvitada, siis president võib olla ratastoolis. Sellest ei ole mitte mingisugust lugu ei ole, absoluutselt mitte mingisugust takistust ei ole. Ja sellepärast kõik need igasugused sellised puuded ja värgid, need ei ole takistuseks, kui Jumal tahab tarvitada ja kui Jumal annab oma tarkuse ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime siit seda õppida. Ja kui Jumal juba üsna nii teravalt Moosesega seal räägib, siis on see selline lugu, et siis Mooses annab ikka kalla, kaupleb küll ja saab endale siis oma venna Aaroni ka abiks. Ja siis ta on nagu põhimõtteliselt valmis minema. Lubab, võib minna ja siis on niimoodi, et kui ta läheb, siis toimub üks selline asi. Kõigepealt pidid Iisraeli vanemad võtma vastu Moosese selle mõtteviisi. Siis pidi vastu võtma Iisraeli rahvas ja siin on öeldud sedasi 4.29, et vanemad uskusid ja siis 31 on öeldud sedasi ja siis samuti uskus ka rahvas, kui nad kuulsid seda lugu, sest see tundus tegelikult väga tore ja meeldiv olema. Ja nii on. Ja nüüd 5. peatükk toimub esimene nagu see läbirääkimine, nagu nüüd ütleme, siis ka Vaaroga. 5.1 on selline lugu. Ja nad lähevad siis Vaaro juurde ja ütlevad sedasi. Seejärel siis Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid Vaarole. Nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha. Aga Vaaro vastas, kes on issand, et peaksin kuulma ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna. Mina ei tunne issandat ega lase ka Iisraeli ära minna. Nüüd järgmine tähtis koht, pane tähele, mida ma ütlen. Kelle kaudu praegusel hetkel Jumal tegutseb ja kelle kaudu Jumal räägib? Milline on see kuningas? Ma olen täna rääkinud president Trumpi koha pealt, Venemaa presidendi koha pealt, olen rääkinud positiivselt, võtta Jumala suhtumise koha pealt. Aga kelle kaudu tegelikult on praegusel hetkel nagu Jumal tegutsemas ja rääkimas ja võtta, meil on tähtis nagu sellele pihta saada. Vaaro ei saanud pihta. Jumal tegelikult läkitab Moosese. Kes see Jumal on? Mina seda Jumalat ei tea. Ja ta käitub lihtsalt niimoodi, et mis asja teed, me paneme hoopis töökoorma paneme suureks, et te neid rumalaid jutte ja valekõnesid ei kuulaks. Ja toimub see asi. Ja kallid, tegelikult see toimub siin selles maailmas nii sageli, toimub sedasi, et kui tõde räägitakse, mis siis tehakse? Siis hakatakse tõe rääkimist piirama. Mul on hea täna rääkida, kus seda väga tugevasti piirati, kui eelmine Trumpi valimisaeg oli. Tal ei lasta isegi internetis oma sõnu ütelda. Piirati lihtsalt, kardeti lihtsalt, seekord oli teiseks olukord läinud ja ta läks nagu sellest olukorrast läbi ja sai oma positsiooni kätte. Aga me näeme see niisugune nende valitsejate selline harjunud asi ja need oma asja nagu hoida, et midagi ei muutuks. Siis nad tegelikult hakkavad lihtsalt tõde alla suruma, peitma, toimub see asi. Ja see toimub väga paljudes tegelikult riikides ja kohtades see täpselt niimoodi toimub ja sellepärast on see nii, et lihtsalt see on üks käekiri, need küll on hea, et me saame piiblit lugeda ja näeme sedasi. Ja saagu orjusmeestele raskemaks, et neil oleks sellega tegemist, ega kuulaks vale kõnesid. Ja vaata, see on, ütleme, et see on nii praeguse aja värgid, nii piiblist leida, sellepärast, et seda, mida siis
valeks tunnistati, oli tõde, mis tõde, mida Jumal ise oli tegelikult läkitanud ka siis Moosest rääkima. ja no nii et lihtsalt selline lugu. aga mis oli idee? Teate, täna mul väga hea teile ütelda ühte asja, kallid rahvas, kes te olete siin. Te olete vaba rahvas, kes te olete tulnud täna Jumalat teenima. Sest et lase rahvas vabaks, ainult vabad inimesed teenivad Jumalat. no võib-olla mõnel oli raskem, et oma abikaasale ka selgeks teha, et täna jälle lähen ja murrad sealt välja need nagu jõuga, tead, eks. kus on pered tulnud koos, on natuke see lihtsam, eks, no lihtsalt paraku see nii on. aga see on vaba inimese tunnus, kui sina saad tegelikult Jumalat teenida. ja meie põhiseadus ütleb ka, et usuvabadus on, nii et istu rahuga siin. nii et sa oled täitsa korras inimene, tead, igati seadust täitev inimene, paragrahvid on sinu poolt. aga vaata, selle eest tegelikult tuleb sinna, et nagu seista, et lase minna, sest et on need vaarud, kes tegelikult tahaksid kinni hoida. ja kui sul peaks mõni vaaro niisugune olema, siis selle vaaroga ikka kauple nii, et vabaks saad. ja sellepärast, et Jumala teenimisest ei tohi keegi tegelikult sind keelata, sellepärast lihtsalt see on õige ja sellepärast ja poeg vabastab meid selle jaoks, et me teda teeniksime. no nii, ja nüüd ühesõnaga siis Mooses on esimest korda on seal ja lugu ei lähe mitte paremaks, vaid lugu tegelikult läheb raskemaks ja sellepärast, et normid suurenesid ja tingimused läksid halvemaks ja nii, et selline moment juhtus ka. ja kallid, ütlen seda samamoodi, kes sa palvetad ja võitled oma lähedaste pärast, et asi läheks nii, et nad tuleksid päästmisele, asi läheb hullemaks. sellepärast, et vaata see Vaaro, see vana saatan, kes hoiab kinni, ta teeb kõik, et asi oleks hullem. no ja lihtsalt paraku ta nii teeb. ja lihtsalt me elame sellises maailmas, aga meie ei pea selle koha pealt ka absoluutselt mitte tegelikult ehmatama. ja nii, et palveta edasi, mis siis, kui asi tundub vahest hullemaks minevat. ja nüüd tuleb sulle tegelikult siin 6. peatükis tuleb väga selgelt appi tegelikult Jumal, sest et Mooses on ise ka hämmingus, et mis jants on, et ma tulin rahvast päästma, asi läks hullemaks, et mis see mu päästmine nüüd siin aitas ja siis ta on issand ees nende asjadega. ja 6. peatükk issand nüüd vastab juba Moosesele, et issand ütles Moosesele, nüüd sa saad näha, mida ma Vaarole teen, sest vägeva käesunnil ta laseb nad minna ja vägeva käesunnil ajab ta nad ära omalt maalt. ja sellepärast, kallid, vaata, kui juba asi jõuab läbirääkimisteni, sellepärast mul on nagu selline julgus nagu ütelda sedasi, et siis saame varsti näha Jumala vägevat kätt. sest vaata, kui juba ükskord oli juba Vaaro juures ära käidud, asi oli juba nagu avatud nagu läbirääkimisteks sellisel moel, siis on niimoodi, et kes siis tegutsema hakkab? mitte Mooses, vaid siin on edasi on see, ma olen kõik need minad siin endale ära värvinud tegelikult siin edasi, teisest salmist edasi. mina olen issand, mina olen ennast ilmutanud Abrahamile, Iisakile, mina olen nendega teinud lepingu, mina olen kuulnud Iisraeli laste ägamist, mina olen issand ja viin nad ära, 6. salm juba ütleb sedasi ja ma päästan ja lunastan ja oma suurte kohtupidamistega. mina võtan nad enesele rahvaks ja mina olen issand, mina viin, 8. salm, ja mina annan selle nendele omandiks, selle maa samamoodi ka. nii et kõik see jutt tegelikult nagu käib sellisel moel. ja sellepärast, kallid, nii see on tegelikult on issand, kes tegelikult neid asju teeb. nii et nüüd on niimoodi, et ja pane tähele sedasi, ma ütlen sedasi, et vaata, kus koha peal tehakse riikide ja rahvaste olemise piire, need tehakse taevas. seal aeti ju tegelikult teisi rahvaid ära. sellel ajal joonistati, võiks ütelda, maakaarti ringi, tulid uued riigid. Nende rahvaste asemel tuli Iisrael tegelikult ja sellepärast see maakaardi joonistamine käib ikka ja see käib lõpuni. sest kui me näeme, loeme Danieli raamatut või Ilmutuse raamatut, siis kuningatel on seda kaklemist kogu aeg. aga mis see tähendab, kui kuningad kaklevad? siis joonistatakse maakaarti ringi. sest lihtsalt on ühed riigid tekivad ja teised riigid kaovad ja toimuvad need asjad, see on läbi aegade nii, et sellepärast võta rahulikult kõike seda, sest seda tegelikult juhib Jumal ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on samamoodi, meil on Eesti riik. Kust me oleme Eesti riigi saanud, ütleme, 2 korda läbirääkimistel, kui me täna räägime läbirääkimistel. Tartu rahu räägiti ära, pandi sõdurid marssima ja tehti seal üks väike hulgakene, kes seal tagasi marssis, tehti sedasi. Kuidas teine vabadus tuli?
ka jälle läbirääkimistega, kes käisid Moskvas oma diplomaadikohvrid kaasas ja oskasid asja hästi ära öelda, peab ilusti lipsu ette panema, pintsaku selga ja küll sõna maksab. Ja saadi tegelikult asjad, kulda kanti kaasa, tead, kõiki asju tehti, kui ütleme need esimesed vabariigid ja asjad, just ma mõtlen, esimene vabariik sündis ja kõik see tsaaririik andis sellel hetkel Eestile kullad ja asjad ka veel. Ja kõike tegelikult tehti ja läbirääkimistega, nii kui Egiptusest tulles, minge küsige naabritelt kulda ja hõbedat ja saadi. Ja sellepärast vaata, kui on jumala aeg, kui on need läbirääkimised, mis on nagu jumalast juhitud, kus siis on tegelikult, need asjad on tegelikult täielikult nagu selliselt sündimas. Ja nüüd, ütleme, et asi jõuab sinna maale, et issand väga lubab seda, aga 6. peatükist pean ütlema ühte asja veel ka sedasi. Et teate, kellel on depressioon, need ei kuule jumala juttu. Ja seda on väga palju. Seda väga palju on inimestel, aga teate, kurvastusega peab ütlema sedasi, et vaata, see on siis 9. salm, eks. Et aga Mooses siis rääkis nõnda Iisraeli lastele, aga nemad ei kuulnud Moosest oma rõhutud meeleolu ja ränga orjuse tõttu. Ja sellepärast, kallid, sa ei tohi endale seda luksust lubada, et sul on rõhutud meelsus. Seda ei tohi. Sa paned tegelikult jumala hääle kuulamise kinni. Sa kuulad oma mingit rõhutud meeleolu. Sa arutad nagu seda asja ja kui sa suu lahti teed, siis sa räägid nagu seda teistele. Eks aeg-ajalt on meil kõigil seda juhtunud, et kui meil on rõhutud, siis ühe rõhutud jutu saad. Sellest, mis sul siis muud rääkida, mida süda täis, seda muudkui räägid, eks. Ja sellepärast on see nii, et aga seda luksust ei tohi endale lubada, sest see on väga tegelikult endale hävitav, sest et kui sa ei kuule jumalat. Ja nüüd on niimoodi, et aga jumal ütleb sedasi, aga mina olen oma endiste plaanide taga. Mina võin kõik need asjad täide ja siis loeme näiteks 12 salm ka veel. Ja aga Mooses rääkis issand täis öeldes, vaata, Iisraeli lapsed ei kuula mind. Ja kuidas siis Vaaro võib mind kuulda võtta, eks? Ja ma olen ju huultelt ka ümber lõikamata. Aga issand rääkis Moosesega ja Aaroniga ja andis nendele käsu minna Iisraeli laste ja Vaaro ja Egiptuse kuninga juurde ja viia Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Lihtsalt anti käsk. Ja vaata, sellepärast on niimoodi, et teate, kuningad ütlevad ühel päeval nii. Ma teisiti ei saa. Ma pean seda tegema, sest võtta sealt tuleb käsk. Ma lihtsalt pean. Te ütlete, miks sa seda teed? Aga sellepärast teen, et mul tuli lihtsalt kõrgemalt käsk. Sest kuningate südamed on tegelikult jumala käes. Ja nad on teenrid tegelikult siin maa peal, kes peavad tegelikult tegema. Kuidas oli Vana Testamendi aeg? Kelle peal oli püha vaim? Kuningate peal, preestrite peal, eks, prohvetite peal ja teistel mitte. Meil on praegu see aeg eelis, kus on tegelikult jumal oma vaimu välja valanud kõige liha peale. Ja sellepärast, kallid, me oleme tegelikult, ütleme, sellises erilises ajas. Ja nii, et ja issand on see, kes tegelikult asja ajab, 7. peatükk, nüüd liigun edasi. Ja siis ta ütleb sedasi, et nüüd lähed ja teed, mida ma käsin. Seal ütleb siis Moosesele, lähevad koos Aaroniga, et see on sulle prohvetiks ja lähete koos. Ja peate tegema, mis käsin. Aga, ja teate, mis on üks teatamine on veel, võtame seda ka teada. Et läbirääkimised ei ole lihtsad, teate, mille pärast ei ole lihtsad. Sest Jumal teeb Vaaro südame kõvaks. Ta teeb vastaspoole südame kõvaks. Ja sellepärast läbirääkimised ei ole absoluutselt ei ole lihtsad asjad, aga nad ühel hetkel jõuavad lõpune. Ja siin ka jõuavad asjad lõpule. Aga see 7.3 ütleb, aga mina teen kõvaks Vaaro südame. Ja teen palju imetegusid ja tunnustähti Egiptuse maal. Ja vaata, sellepärast on see nii, et vaata, Jumal ise tegelikult saab nagu, kuidas ütelda, nagu mõlemal pool olla. Mõlemal pool on tegelikult on Jumal. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see, kui sinu süda, ütleme, on täna pehme, siis see on tegelikult Jumala arm. Ja sellepärast Jumala sõna ütleb, et täna, kui seda häält kuuled ära, sina seda kõvaks tee, sest sina seda ise pehmeks teha ei saa. Sest see on selline lugu, et vaata, pehmeks teeb tegelikult Jumal, aga kõvaks me võime tegelikult selle teha oma südame ja sellepärast on nii, et hoiatus on selle koha pealt meil väga. Ja siis Vaaro ei kuula ja mina panen oma käe Egiptuse vastu ja viin oma väehulgad siis välja suurte nuhtluste abil. Ja Egiptus peab tundma, et mina olen issand. Ja nii, et Jumal tutvustab ja räägib sedasi, kuidas tema tegelikult on kõigi nende asjadega täielikult nagu plaanimas ja tegemas ja täide viimas. Siis hakkavad asjad nagu sündima. Siis see teine kord, kui Aaron ja Mooses siis lähevad sinna Vaaro juurde, siis on niimoodi, et siis vesi muutub vereks. Ja teate, mis naljakas asi siis veel juhtub? Et Egiptuse need suured nõiakunstnikud teevad seda sama. Niigi olukord halb. Ja teeme veel ise halvemaks.
no kas ei tule midagi praegusel hetkel tuttavat ette? Ollakse nõus iseendale halvemat olukorda tegema, et noh, et teistel oleks halb. Noh, justkui, et me ei lase ära ja pigem me lepime nagu sellega ja jõgi haiseb ja kalad surevad ja nad teevad tegelikult nagu seda ise, et võlurid teevad sama endale halba, valmis kannatama ise, et teistel halb oleks. Siis otsitakse kuskilt vett, sest niilus ei kõlba juua. No nii, järgmiseks tulevad konnad ja siis on seal 8. peatükis on juttu sellest, et siis Vaaru ütleb sedasi, et paluge minu eest. Aga ta võtab oma sõnad tagasi. Tüüpiline läbirääkimiste värk. No teeme nii, nii kui uksest välja mendi, ei me nii ei tee. Tead, see käib lihtsalt käib selle asja juures, kallid, lugege piiblit, ma ütlen, et need läbirääkijad peaksid kõik piiblit lugema. Ja siis oleks natuke vähemalt nagu lohutust nendes asjades, et miks see jant niukene on, aga noh, lihtsalt niukene ongi. Ja no nii, ja sellepärast, kallid, nii see lihtsalt toimub. No siis tulevad sääsed. Aga vaata, sääski enam. Need konnasid, need võlurid ka veel tegid. Aga sääski nad ei suutnud teha. Ja siis nad ütlevad, vaata, see on juba Jumala sõrm. Ja siis nad vähemalt ühe asja tunnistavad ära, et kuule, siin läheb asi juba keerulisemaks, et Jumal on juba sõrme püsti tõstnud. Siis tulevad parmud. Ja siis juhtub see, et Jumal hakkab vahet vahele tegema, et Koosenes enam ja Iisraeli rahval seda parmusid ei ole ja nii, et teeb omadel vahet. Ja siis on niimoodi, et ja siis Vaaru sellele ütleb, et noh, et lubas nagu, et noh, minge, aga ärge minge mitte väga kaugele. Jälle tuleb nagu niisugune poolik lubadus, need poolikud lubadus hakkab tulema järjest. Aga siis ta teeb jälle südame kõvaks, kui vähe kergemaks see lugu läks tal juba. Ja jälle ta ei luba sedasi. Tuleb loomakatk. Iisraeli kari on jälle eraldi. Vaaru süda on ikka kõva. Paised, ikka süda kõva. Ja sellepärast on see niimoodi, et lihtsalt läbirääkijatel peab tegelikult kannatust olema. Sest et Vaaro ei murdu mitte sugugi kergelt. Ja sellepärast on see niimoodi, sest et 12 salm näiteks sealt 9. veel, et aga issand tegi kõvaks Vaaro südame ja ta ei kuulanud neid, nagu issand Mooses oli neile siis seda juba öelnud seal, et nii need asjad käivad. No nii et selliselt see käib. Ja nii nagu täna juba ütlesin sedasi, et kallid, vaata Eesti riigi koha pealt ütlesin sedasi, et näed, et need targad läbirääkimised tegelikult toovad lahendusi ja meil on need toonud lahendused. Ja sellepärast ma südames soovin, et läbirääkimised tooks meile lahendusi ka praegu. Ja targad läbirääkijad. Et need targad juhid, kes juhivad maaõnnistusse sisse, need, kes suudavad Vaaroga rääkida nii, et on räägitud ja saavutatakse kokkulepped. Nõmme palvel, et tuletan täna meelde, Vend Ruusna, kes oli Nõmme koguduse karjane, oli teises maailmasõjas, läks Leningradi blokaadist läbi ja tuleb sõjast tagasi, seda võideti ja nii nagu alles me seda võidupäeva tähistasime ja siin 9. mail ja vend tuleb ja seal samal ajal tahetakse nende palvelat ära võtta spordisaaliks. Sellel ajal, peale seda paljud jumalakojad, ütleme, Oleviste kirik 50. aastal tekib nii, et 7 jumalakoda pandi kinni, võeti ära ja saadeti sinna katkisesse kirikusse, et tehke seda endale ise korda ja elage, kui tahate seal. Ja nad elavad siit saadik. Ja mis see kogudus siis saab? 75 saab Oleviste kogudus sellel aastal. Ja seal septembrikuus ja kus nendel see aastapäev on. Ja aga nüüd, kuidas Venna Ruusnaga läks? No tema läks siis nende Nõukogude võimu juurde. Ütles, et ma olin sõjas, võitsime sõja ja ma tahaks nüüd Jumalat tänada ja te võtate mul palvele ära. Ja teate, mis siis öeldi? Aga sinu surmani jääb. Ja ma ei oska nüüd täpselt ütelda venna, surma-aastat igal juhul 87, kui ma Võrru tulin, oli tema, kes käsi peale pani ja läkitas mind, et ma siin oleksin. Ja oli Ants Rebane ja Arvo Kajaste ja Ruusna. Ja ütleme, et olid need vennad, kes olid siis seal ja sellepärast kallid nii see on, et kõik ajad muutusid, enam mitte mingisugust palvelete äravõtmist ei olnud ja ütleme, et ja palju imesid, mis tegelikult selle venna elus sündisid, nendest ei jõua täna siin rääkida, aga oli, vaata, üks läbirääkija, kes oli, kuidas ütelda, oma kannatuse hinnaga teeninud selle võimaluse, et läbida blokaadi. Vaata, kui sa satud vanglasse, kui sa satud sellisesse olukorda, sellel võib olla selline kaal, mis on nagu kõva vahetus raha pärast, et sa päästad terve Jumala koja. Sa pidid kannatama seal kuskil, näljas olema ja olema sellises viletsas, väga viletsas olukorras. Aga
aga seda Jumal teadis, et seda on lihtsalt vaja. ja sellepärast, kallid, me elame siin selles maailmas ja peame arvestama, et siin on ka need kannatused, pööratakse vahest hoopis heaks. nii nagu täna need, seda laulu mitu korda siin meelde tuletame. noh, mis seal siis edasi, seal on veel rahe ja koosenes ei ole, seal on rohutirtsud. ja siis juhtub juba, vaata, kui rohutirtsud tulevad, siis on juba need Vaaro nõuandjad, on juba sellised, kes julgevad ütelda Vaarole, sellepärast et muidu nad ju kardavad seda, et kuule, varsti pea lendab, kui seal midagi ütlema lähed, eks. aga 10:7, siis Vaaro sulased ütlesid temale, kaua on see meile püüniseks, lase mehed minna, et nad teeniksid issandat oma jumalat. kas sa siis veelgi ei mõista, et Egiptus hukkub? No nii, on siis igatahes nende meeste selline nõuanne selle koha pealt. no siis mingu ainult mehed ja noh, ütleme ja siis on, ja siis samuti sellel korral on selline, et paluge minu käest. kallid, ma ütlen sedasi, paluge minu eest, teate, millal need Vaarod palvesoove annavad? Enne valimisi annavad. meil on täitsa selge, et kui tulevad, siis nad mõni võib siin jumala kodast tulla ka šokolaadi jagama. aga noh, ütleme, et see käib no lihtsalt sellest ja see paluge minu eest, vaata, kui väga kitsas koht on. kui endal on nagu mingisugune vajadus, kui oled niimoodi nurka surutud ja sellepärast, kallid, need on jumala teenijad, kes ilma igasuguse põhjuseta tegelikult on jumala kojas ja teenimas. kas enne valimist või peale valimist või kitsas või raskes olukorras, vahet ei ole, vagad paluvad armu ajal ja sellepärast on see nii, et ärme laseme ennast petta nendest. ja tegelikult, nagu ma ennem juba tuletasin meelde, et kristlasi ei usaldata ja usaldatakse neid, kes siis käivad sellel hetkel korraks kuskil kirikust läbi ja nendele pannakse neid hääli. lõppegu ära see rumalus tegelikult, et kuidas me ennast petta tegelikult laseme nende inimeste poolt, aga no Vaaro püüdis seda ka ja tegi nagu sellist suitsukatet ka nagu endale. aga no mis nendel teha, tead, Jumal teeb ikka nende südant kõvaks. sest et vaata, kui siiras ei ole, siis on see selline lugu, et 10-20 ikka, aga issand tegi kõvaks Vaaro südame. ega too ei lasknud Iisraeli lapsi minna. ja selle järel tegelikult juhtub selline asi, et tuleb pimedus. ja teate, eks me elame ka ühtemoodi ühel suurel pimeduse ajal, kus me praegusel hetkel ka oleme. ja väga tähtis on see, et sellel pimeduse ajal oleks meil üks hea usutunnistus. no üks usutunnistus, kui me paneme ohvrid kokku, see on hea usutunnistus. ja pered saavad taastatud ja lapsed ja omaksed saavad tundma tema väge, et see on väga tähtis asi ja tervised ja asjad, kõik, mis seal on sees. usutunnistused peavad olema head ja nüüd on niimoodi, et Iisraelil ei ole pime, aga sellel pimeduse ajal nendel on väga julge usutunnistus ja seda ma loen täna siit ka. see on nüüd 10:24 ja nüüd noh, kui Vaaro kutsub, et noh, minge ainult mehed ja noh, ütleme, või vabandust, minge teenige issandat ainult teie lambad, kitsed, sellel korral jäetakse, lapsed lubatakse ka, noh, karja ei lubata, no seekord on niisugune tingimus. noh, neid tingimusi järjest muudeti seal. aga Mooses vastas, sina pead meile kaasa andma ka tapa- ja põletusohvrid, et saaksime neid tuua issandale oma jumalale. meie karigi peab tulema koos meiega, sõrgagi ei tohi maha jääda, sellest me ju võtame issand oma jumala teenimiseks. me ju ei tea isegi, millega me peame issandat teenima, enne kui sinna jõuame. ja sellepärast, kallid, see ongi vaata, nagu Mooses ütles, et ma lähen. ja siis on niimoodi, Jumal ütleb, aga sa pead tegema seda, mida ma käsin teha. kas sirutad kätt või viskad keppi või selle seal maha ja see muutub maoks või mis iganes, ütleb, sa teed neid asju, mis ma käsin. ainult, eks. ja nüüd on niisugune lugu, et ta ütleb, ma ei tea ja sellepärast, kallid, niimoodi, et ega mina ütlen, et ma ei tohi täna teist jutlust rääkida. noh, ütleme, tead, mõistusega vahest kaupled, et on seda lugu nüüd praegusel hetkel sellist vaja rääkida. ma ütlen, Jumal, kui sa andsid selle loo, ma ei tohi teist rääkida. kui sa andsid selle pildi, ma räägin seda ja sellepärast on see niimoodi, sest ma ei tea, millega ma issandat teenin. täna ma teenin lihtsalt sellega, mida ta mulle täna andis rääkida ja sellepärast seda ma pean tegelikult tegema. ja no tuleb see pimedus ja sellest pimeduse ajal on tegelikult vaja, et meie usutunnistus oleks korras. teate, mis sellel ajal hakkab tulema, kui tuleb pimedusaeg? siis hakkab see kuld ja hõbe tulema, minge küsige naabritelt, küsige riideid ka. siis tuleb see paasa värk, et iga pere peab paasa talle tapma. teate, muideks siin oli, vaata selle aasta paasa pühade ajal oli see suur ootus, et äkki sõda lõpeb ära. et nii ida kui lääne kirik ühel ajal tähistavad tegelikult püha. see lihtsalt läks kokku sellel aastal sellisel moel ja oldi ootuses, et noh, kas siis tuleb ja küll neid kuupäevasid on olnud sellel aastal, et võib-olla nüüd saab lõppu. no seniks ei ole ta tulnud. aga noh, ütleme, et tookord ta oli ja noh, ütleme, selle aluselgi võib mõelda sedasi, et kuule, rahvas saab vabaks ja minema sellest olukorrast, sest see sündis paasaööl. aga vaata, seal ongi niimoodi,
et esmasündinud surevad. ja vaata, kui see asi läks nagu selliseni, siis on niimoodi, kus Vaaro ütleb, et minge ja minge ruttu. Nad lähevadki siis ruttu, sellepärast need hapnemata leivad ja nii, nagu nad seal lähevad. Aga teate, ja veel teeb Jumal tegelikult Vaaro südame kõvaks. Ta tuleb järgi ja Vaaro hukkub koos oma armeega siis seal meres ja kallid, nii tõsine tegelikult see lugu on. Vaata, Jumal ütles sedasi, et mina ilmutan oma au Vaaro ja tema sõjaväe arvel. No see on 14.4. Mina teen kõvaks Vaaro südame ja ta ajab neid taga. Mina ilmutan oma au ja kogu tema sõjaväe arvel, et egiptlased tunneksid, et mina olen issand. Ja nad tegid nõnda, et lähevad taga ajama ja toimub selline asi. Ja sellepärast nii see on, et üldiselt on ju niimoodi, et vaata, kui sõjaväeparaadid on, no kõik on ju nii ilusad. Puhtad, kõik läigivad, et sõdurud ja trivis peab alati olema niimoodi, et pannal läigib ja saapad läigivad ja kõik peab olema korras. Ja munder puhas ja kõik peab olema ilus. Aga me näeme sedasi, et Jumal ütleb, et ei, et kõigi nende sõjamasinate ja vankrite ja kõige selle arvel tegelikult mina ilmutan oma au. Ja sellest mina ikka, kui ma sõidan sõjaväe osast mööda, siis ma vaatan, et see on see paik, kus Jumal oma au tahab ilmutada. Ja vahest ta valib need lihtsalt, et nende arvel seda teha. Ja sellepärast on aga, et inimesed, kui nad panevad oma lootuse selle peale, nende hobuste ja vankrite peale, ja siis Jumal ütleb, et ma tahan näidata sedasi, et see ei ole tegelikult see. Ja sellepärast, et kallid, mõtleme, me oleme petetud, kui me nagu nendele mõtleme ja mis juhtus? Juhtus see, et ega see Egiptus enam tõusnud polegi. Juba sellest ajast saadik. Eks Iisraeli riik samamoodi elas kuni 48. aastani, eks niimoodi, et oma riiki pole. Siin, ütleme, kolmapäeval olime, tähistasime Iisraeli 77. aastapäevaks, kui siin ka koos olime, tuletasime seda meelde. Ja ka nendel oli tegelikult pikk paus oli sees. Ja sellepärast, kallid, niimoodi on nende kuningatega vahepeal, et ikkagi teatud lahingud ja teatud sõjad, mille järel nagu enam ei taastutagi. Sellepärast, et Jumal, kui ta ilmutas oma au, siis see lihtsalt niimoodi teistmoodi on. Mida seal Egiptuses vaatamas käiakse, mina seal käinud ei ole. Eks nad ikka need püramiidisid käivad vaatamas. Eks, seda sama aega, millest me täna lugesime. Sest Moosese ajal neid ehitati. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt ma usun sedasi, et see pilt täna, mida Jumal andis nagu rääkida, olgu meile nagu selliseks nagu õnnistuseks. Ja mõned üksed küsimused veel, eks, et väga tähtis on nagu ära taibata, et kus on Jumal ja kelle kaudu Jumal räägib. Korda rääkis Jumal Joosi ajal kuningas Neko kaudu, see oli ka Egiptuse kuningas. Ja Jooso ei tundnud seda ära ja sai surma. Sellepärast, et ta läks sinna sõtta, kuhu ei oleks pidanud minema, see on näiteks 2. ajas 35, võid seda lugu lugeda. Ja sellepärast on see nii, et ja kelle kaudu praegusel ajal Jumal räägib, meil on väga tähtis ära tunda. Jumala lapsed peavad selle ära tundma. No kuule, oma isa hääle pead sa ära tundma. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei tohi olla sellises petetud olukorras. Ja sest, et teate, meie Jumal on üldse selline, et ta ei tee ilma rääkimata. Lase rahvas minna, ta hakkas seda rääkima, eks. Ja mis siis, et läbirääkimised on rasked. Aga Jumal oma plaanid viib täide. Amen. Tõuseme. Isa taevas, ütlen sulle südamest tänu selle pildi eest, mida sa täna andsid jutustada. Ja ma tänan sind, Jumal, et see ei ole mitte mingisugune keeruline teoloogia, mida oleks raske aru saada. Ja tänu sulle, et sa räägid meile tegelikult nii lihtsal ja arusaadaval viisil. Ja isa, ma palun seda, et eelkõige, kes me oleme sinu lapsed, et me võiksime praegust aega mõistaksime seda, kus on sinu sõrm, kus on sinu käsi, kus on sinu teod, kus sina oma au ilmutad, kus need on. Isa, me palume seda, et see võiks tulla meie juhtidele. Isa, me palume täna, et tõsta üles meie maal ka need läbirääkijad, kes juhivad meie maa õnnistuste sisse. Jumal, kes selle rahva saavad vabaks, Jumal, sind teenima ja et Vaaro laseks lahti. Me täname sind, et me tohime seda armu paluda. Me palume kõigi nende pärast, kes on meie peredest veel on patuorjuses kinni. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime paluda seda. Sa näed siin neid poegi, tütreid ja lapsi ja kõiki, keda me igatseme tegelikult, et nad võiksid olla issand koos meiega. Jumal, sinu kojas neid abikaasasid, neid meie teisi sugulasi, lähedasi ja Jumal, me ei taha ära unustada ka neid naabreid ja neid inimesi, kelle keskel me elame ja sellepärast, isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt paluda sinu õnnistus selleks, et nad võiksid tulla tõe tundmisele. Aga isa, ma tänan sind heade naabrite eest, tänan sind siin
siinpool ja sealpool ja kus ümberringi me palvelad ka on. isa, ma tänan sind, et võime elada heade naabrite keskel. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle ja lihtsalt täna palun sinu õnnistust nendele. ja isa, me palume, et mida nad oma headusega teevad meile, kes me oleme sinu lapsed, tasu sina nendele rikkalikult, tasu sina nendele igavese eluga, tasu sina nendele pääsemisega, nendele, nende peredele ja nende lastele ja nende lastelastele. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.